Kõik me oleme algajad olnud ja algajad kipuvad vigu tegema. Tänases videos toon ma välja 5 peamist asja, mida algajad teevad siis, kui nad esinemiseks ette valmistuvad. Juhul kui see sind huvitab, siis vaata edasi. Hei, mina olen Janek ja selles YouTube'i kanalis annan ma peamiselt nõu selle kohta, kuidas esinemisega hästi toime tulla. Juhul kui see teema sind kõnetab, siis vaata siin video all on nupp nimega telli, vajuta sellele ja siis on need videod sul alati käepärast kohe olemas. Nüüd aga asja juurde minnes. Algajal esinejal on 2 eesmärki, need eesmärgid on, ma pean selle kuidagi tehtud saama ja teine eesmärk võimalikult kiiresti. Seega ei ole päriselt see, mida kuulajad tahavad kuulda ja seega toon ma välja 5 peamist asja, mida sa tulevikus esinemiseks ettevalmistumisel paremini võiksid teha. Esimene viga, mida tehakse, on selline. Esineja ei lähtu sellest, mida kuulajad saada tahavad. Ehk siis ta ei lähtu kuulajate huvidest, vajadustest ja ootustest. Kui algajad kutsutakse esinema, siis ta paneb mingisuguse teema kokku, arvab, et kõlbab küll ja sellest ma ju oskan rääkida ka. Kas see aga kuulajate jaoks midagi ka tähendab, seda ta eriti ei huvita. Seega, kui sa esinemist ette valmistad, siis ürita oma kuulajate kohta võimalikult palju infot koguda. Kes nad on, mis taustaga, millised on nende teadmised, kui vanad nad on, kas nad eriala keelest aru saavad, milline on nende meelestatus näiteks sinu või selle teema suhtes või organisatsiooni suhtes, mida sa esindad. Ja mida rohkem infot sa kogud, seda lihtsam on kuulajate soovidest lähtuvat esinemist ka kokku panna. Teine viga, mida tehakse, on selline, et jäetakse oma ettevalmistus suhteliselt viimasele minutile. Ja näiteks, et kui kolmapäeval kell 10 on esinemine, siis parasjagu teisipäeva hommikul või veel parem teisipäeva õhtul tuleb oma PowerPoint esitlust ette valmistama hakata. Ja nüüd oledki sa selles olukorras, kus sa möllad oma slaididega kella 2 öösel ja siis kui sa kohale jõuad, ei ole sa seda jõudnud korralikult isegi värske peaga läbi vaadata ja nii sa tuledki ja räägid meile midagi, mis kõlab nagu eesti keel, aga aru ei saa mitte millestki. Ja kuulajad istuvad, neil on suhteliselt igav. Seega, kui sa tead, et sul on kolmapäeval esinemine, siis vähemalt 2 nädalat või nädal minimaalselt ette võiksid sa ju mõelda ja hakata infot koguma. Nii nagu ma enne ütlesin, kogu infot oma kuulajate kohta, kogu infot selle kohta, milline on see ruum, mine sinna ruumi võib-olla varem isegi kohale, vaata, mis seal teha saab. Ja nüüd tee oma esitlus niimoodi valmis, et sul vähemalt 2 päeva enne on ta olemas ja kui võimalik, siis juba jõuad ka läbi harjutada, vahepeal lase tal veidikene settida ja siis värske peaga vaata üle. Kolmas viga, mida tehakse, selline, et selle asemel, et korralikke märkmeid kasutada, midagi, mis siin käes võiks olla, kasutatakse PowerPointi. Ei, aga ma ei ütle, et PowerPoint on kehva, ikka võite teda kasutada, aga mida ma praegu mõtlen on see, et PowerPointi kasutatakse märkmete asemel ja see tähendab seda, et kohe algusest peale tuleb see esineja siia, pöörab oma kuulajatele selja, hakkab seina peal olevaid märkmeid vaatama ja ette lugema. Ja siis ta ütleb uhkelt, kasutasin PowerPointi. Kuulad aga vaatavad ja mõtlevad, et ma ei tea, et ei olnud selles jutus ei Powerit ega Pointi, et oleks võinud selle kõik meile e-maili peale saata, et lugeda ma oskan ju ise ka. Järelikult, selle asemel, et märkmeid, mis seal seina peal on vahtida, pööra ennast näoga kuulajate poole, hoia nendega korralikult kontakti, räägi kuulajatel, vaata neile otsa, liigu oma pilguga saalis ringi ja sinu sõnum on oluliselt mõjusam ja usutavam. Tore, et sa PowerPointi näitad, aga mõtle, mis juhtub siis, kui see PowerPoint ühel hetkel ära kooleb, elekter läheb ära, mis sa siis teed? Nii et tee omale korralikud märkmed ja märkmed peaksid olema sellised, mida sa saad kasutada ka siis, kui ma ei tea, mõte täiesti kinni kiilub. Järgmine viga, mida tehakse, on see, et ei harjutata oma esinemist. Ei, ma saan arugi, kui sul on ikkagi tunnine või 2 kõne pidada või ma ei tea, mingi esitlust ja ega sa seda ju läbi harjutada ei saa. Aga mida ma soovitan alati harjutada selliste pikemate esitluste puhul on sissejuhatus, kokkuvõte ja mingisugused sellised kohad, mida sa kindlasti rõhutada tahad. Need tuleb kindlasti läbi harjutada.
Kui sul aga on mingisugune lühem esitlus, paarkümmend minutit või nii, siis kord või paar võiksid sa ju vabalt selle läbi harjutada. Ja peamine moodus, kuidas mina soovitan tänapäeval harjutada, on harjutada videokaamera ees. Sa paned selle tööle, tuled, teed oma esitluse ära nii hästi, kui sa oskad ja seejärel vaatad seda. Pane kirja kõik asjad, mis sulle meeldisid ja pane kirja need asjad, mis sulle ei meeldinud. Järgmisena tule, tee see sama esitlus uuesti ja proovi vältida neid asju, mis sulle ei meeldinud. Vaata jälle, vaata, kas sai midagi paremaks, kirjuta jälle üles asjad, mis meeldisid, mis ei meeldinud ja proovi uuesti. Seni kaua lihvi seda oma esitlust, kuni sa tunned, et mul on sellest kõnest või esitlusest kõrini. Vaat sellel hetkel oleks aeg nüüd päevakene puhata ja siis veel kord viimane proov teha. See annab sulle ka selle, et kui sa esinema tuled, siis on põhimõtteliselt lihasmälu, mis asja üle võtab, juhul kui sa kinni peaksid kiiluma. Ma olen näinud küll esinejaid, eriti algajaid, kes tulevad, ütlevad, et ma ei mäleta üldse, mida ma seal laval tegin, aga see, mis sealt välja paistis, oli väga mõistlik, sellepärast, et ta oli seda nii palju harjutanud ja läbi mõeldud. Nii et kindlasti pühenda aega harjutamise peale. Viies ja viimane viga, millest ma täna tahan rääkida, on see, et algajad tulevad kohale oma esinemise paika suhteliselt viimasel minutil. No näiteks kell 10 peab sinu esinemine algama, sina tuled kohale, ma ei tea, 9:45 ja avastad, et ohoo, see ruum on ikka päris õudne. Et esimesed kuulajad on minust meetri kaugusel ja nii edasi ja nii edasi. Tehnikat ei oska tööle panna ja ilmselt oleme me kõik näinud esinejad, kes tuleb, kohmitseb seal ees, toimetab oma juhtmetega ja siis ta tõstab pilgu ja küsib, kas oskab keegi pilti seina peale panna. Kui sa tuleksid varem kohale, siis sellised probleemid oleksid juba eos lahendatavad, kas sinu enda poolt või nende tehniliste inimeste poolt, kes sind on aitama määratud. Mida varem sa kohale lähed, seda paremini saad sa selle ruumi oma käe järgi valmis panna. Kui enne sind on teisi esinejaid, siis sa näed, mis seal ruumis teha üldse saab, sa näed, kuidas publik suhtub, kuidas ta käitub. Ja mis veel eriti äge on see, et mõnikord saad sa eelneva esineja sellest kõnest oma esinemisse mingis toredaid lõike võtta, mingid paralleele tuua sellega, mida tema rääkis ja mida sina räägid ja kuidas need kokku käivad, või siis vastupidi, et erinevusi välja tuua. Et seetõttu mine alati varem kohale, sest mida varem sa kohal oled, seda vähem on võimalusi, et selle ruumiga midagi kehvasti läheb. Need olid 5 peamist viga, mida algajad teevad, aga ega see ei ole ju täielik list, eks ju. Tegelikkuses on nimekiri palju pikem ja mina soovitan, et mõtle alati sellele, mida teised esinejad valesti teevad ja mõtle, kuidas ise neid vigu vältida saad. Millega pärast on nii, et me kõik teame, et PowerPointi pealt maha lugemine on tüütu ja nõme ja siis näed sa seda sama inimest, kes seda paar päeva tagasi ütles, ise tegemas, sellepärast, et nüüd ütleb aju, et äkki läheb midagi valesti, loe ette, siis on kindel värk. Aga nagu ma ennegi ütlesin, sellest ei ole kuulajatele mitte mingisugust kasu. Mõtle, mida teised valesti teevad ja väldi neid vigu ja siis sa oled juba oluliselt parem kui need, keda sa oled ise lava peal esinemas näinud. Sina aga pane siia alla kommentaariumitesse kirja kõik asjad, mis sa arvad, et sinu arvust teised esinejad valesti on teinud ja kui sul on mingisuguse nippe, kuidas paremini esineda, pane need ka kirja. Ja kindlasti ma vastan sulle, juhul kui sa personaalselt veel ka minu poole pöördud. Seniks aga jääme nägemiseni.